Tere kõigile, kellega veel pole teretanud. Pealkirjaks siis mina kuigi me siin tegitsime vaidluse koerte osas, siis tegelikult ma ei kavatse seda oma ettekandes üldse otseselt puuduta. Ma ei hakka siin kohal vaidlema Salme nagu mingite detailide üle, kuidas mulle võiks tunduda. Ma olen seda avaldanud nii eesti kui inglise keeles ja tegelikult isegi natuke taani keeles. Nii et minu eesmärk nüüd on siis rääkida, et millises maailmas see Salme sündmus toimus, ehk siis mis oli Saaremaal umbes sel ajal. See kaart, mis te praegu näete, seda sama muidugi puudutavad siin paljud ettekanded, lihtsalt näitamaks, et Saaremaa positsioon nüüd nagu Läänemere idaosas oli siis äärmiselt soodne selleks, et kontrollida rahvusvahelisi kaubateid või ka lihtsalt igasugust kommunikatsiooni. Saaremaa tol ajal oli põhimõtteliselt saarestik selles mõttes, et see koosnes palju rohkematest saartest kui praegu, hiljem on need siis kokku kasvanud. Ja kui see kontroll oli väga nagu soodne, siis samal ajal jällegi saare asend mandrile nii lähedal ei soodustanud suurte kaubitsemiskeskuste või keskaegsete linnade teket. Nii et kui niimoodi võtta, siis Saaremaa, kui me tahame võrrelda seda Skandinaavia saartega, siis tegelikult see positsiooni mõttes oleks adekvaatsem võrdluse Öölandi saarega, kuigi võrreldakse rohkem naabersaare Gotlandiga. Ning kontroll, see kaubateed, nagu te plaani pealt näete, siis Austurveeger, me teame nii lihtsalt topograafia põhjal kui ka kirjalikest allikatest, et need laevad, kes siis suundusid Venemaa suurtele jõgedele, aga tulid lõunapoolsest Skandinaaviast läbi Taani väinede või lihtsalt lõuna poolt, nad ei pruukinud üldse sõita põhja poole üles Stockholmi lähedale, tähendab tolleaegse Heliosse või Birkasse, mis ajast me räägime, vaid nad sõitsid siis Gotlandi juurest otse üle Läänemere ja siis läbi Salme lahe Saaremaa lõunarannikule, Eesti läänerannikule ja Eesti põhjarannikule ning sealt edasi siis itta. Ning ülemere sõidud said tuule tiibadesse siis, kui kasutusele võeti puri, mis toimus umbes samal ajal, kui siis Salme laevad ehk siis kuskil 7.–8. sajandil ja on hästi selgesti nähtav ka meie arheoloogilises materjalis. Kui nüüd rääkida maailmast Salme ümber, siis kõigepealt tuleb öelda, et kõikidel maadel, nende esiajaloos, kõikidel, aga väga paljudes maades on selliseid tühje perioode, mis tundub, et leide nagu väga ei ole. Ja meie õnnetuseks on üks selline periood siis Eestis või siin rannikualal ja Saaremaal just see eelviikingi aeg ja viikingi algus, ehk siis kuskil 650 kuni 950, mis ajast meil on hästi vähe asju. Ja see, kui lähemalt vaata, siis tegelikult see ei ole niisama lihtne. Meil on vähe asju sellepärast, et meil ei ole just nagu kalmeid. Küllap need kalmed kuskil olid, inimesed siin olid, järelikult nad ka surid, aga siit võib siis teha järelduse, et ilmselt väga ei olnud kombeks panna asju matustesse kaasa ja me ei pruugi neid leida või oli mingi matmiskombestik selline, et me ei näe seda arheoloogiliselt. See on, nagu ma ütlesin, meile natuke nagu õnnetus, sest kui me vaatame kõike muud arheoloogilist materjali sellest perioodist, siis ma ütleksin, et see on väga märkimisväärne, see on täiesti intensiivne, nii-öelda palju muistisõid ja mulje, et meil midagi ei olnud selle ajal, on petlik.
Aga kui nüüd anda ülevaadet sellest arheoloogilisest materjalist, siis kõigepealt matuste osas, nagu ma ütlesin, meil neid suurt nagu sellest meid huvitavast salmeperioodist ei ole, või täpsemalt isegi ühtegi ei ole, aga meil on enne ja meil on pärast ja nendest aegadest on siis nagu hästi rikkalike panustega matused. Ning alustades perioodist enne on meil siis 5. või põhiliselt 6., võib-olla 7. sajandi päris alguse materjal, 2 kolmet, mis on kaevatud, neist üks on Lepna ja teine on Paju. Me räägime siin praegu Saaremaast, mitte Eestist üldiselt. Ka mujal Eestis oli sel ajal üsna rikkalike panustega matuseid ning need mõlemad võib siis tõlgendada kui surnumajasid. Need on, siin pildi peal te näete Lepnat, see alumine, see pilt on põhimõtteliselt siis nagu lihtsalt nagu rekonstruktsioon, et näidata, kuidas ta nagu laias laastus, mitte päris niimoodi, aga välja võis teha. Et ta oli ilmselt kividest ehitud katusega, seest siis täiesti hästi palju luid, hästi palju esemeid, hästi palju hõbedast ja kullatud esemeid ning mis on nagu omamoodi uudis tolleaegses või arheoloogias, Eesti arheoloogias sel perioodil, relvad. Tähendab, seal on väga halvasti säilinud, aga täiesti siiski ära tuttavad relvade osad, kilbikuplad, odaotste putked, üheteralised mõõgad ning arvestades sellega, et veel varem meil relvi peaaegu üldse matustesse ei pandud, siis on selge, et oli toimunud mingi muudatus, sõjamehe nii-öelda tähtsus ühiskonnas oli hüppeliselt kasvanud ja sellest rääkis juba tänase päeva alguses Neil Price, see oligi just see aeg, kus see praktiliselt igal pool toimus. Ning mõningaid lihtsalt pilte sellest Lepna siis matusest. Kuid mida ma tahan siinkohal antud teemas siis rõhutada, nii see kui ka kõik varasemad ja hilisemad matused Saaremaal on kollektiivsed matused. See põhimõte, et siis nagu mingisuguse kollektiivi luud või maised jäänused korjatakse või kogutakse kas siis hoonesse või võib-olla ka mingisse tarandikku. Et see on, mida saarlased on pidanud siis normaalseks matuse kombestikuks. Ning Lepna majas, samuti ka Pajus olid muidugi need luud kõik väga segunenud, kuid see võib olla ka siis lihtsalt tänu sellele, et vähemalt Lepna puhul me teame, et see hoone püsis püsti kuni keskaja alguseni ja me ei tea siiamaani täpselt, kuidas see matmiskombestik oli, aga on täiesti võimalik, et sinna toodi laibad, siis umbes samamoodi nagu sinna salmematustesse on toodud ja kui neist said ajapikku skeletid ja neid toodi juurde, siis vanad luud lükati kõrvale ja sellest ongi siis tekkinud selline tohutu, ma oska öelda, segatud luude kiht, nagu meil seal on. Ning selle pildi peal on siis see teine tolle aasta matus Saaremaalt, ehk siis Paju, mis on just nagu tarand või mis on ehitatud palkidest, millest olid jäänused siis ja mis nende matuste peal oli kivikiht, nagu meie paljudes kalmetes iseloomulik ja tegelikult ka seal salmes siis. Nüüd, mis toimus siis ikkagi 7.–8. sajandil, me väga hästi ei tea. Ning sellest ajast on ainult mõned ebamäärased andmed, mõned kohalike mõisnike kaevamised umbes 19. sajandist, kes siis mõnedel juhtudel on nagu näidanud esemeid, mis võiks olla 7.–8. sajand, aga kuidas see nüüd täpselt oli, ei tea. Väidetavalt leiti need siis kivihunnikute seest. Aga hiljemalt 10. sajandil jõuab meile siis uus matuse kombestik ja see on hästi selline Gotlandi pärane. Mitte, et oleks nüüd gotlandlased siia tulnud, aga nii-öelda see kombestik on üle võetud, ehk siis kiviring kalmed. Ning
siin on mõned pildid neist veel, need siis nii-öelda, nagu ma ütlesin, need on sarnased Gotlandile ja nii palju, kui me suudame hinnata, tundub, et vähemalt osad neist vist on individuaalmatused, mis on Eesti puhul suhteliselt haruldane. Nad kestavad kuskil 11. sajandi, ma ei oska öelda, lõpuni ja siis asenduvad täielikult nagu sellise ilmastruktuurita kivikalmetega ja jälle täiesti läbinisti segamini matustega. Aga suur erinevus, mis nüüd on, need on nüüd põletusmatused, millal laibamatused asendati põletusmatustega või millal lakati toomast neid laipu nendesse matmiskohtesse või hoonetesse ja selle asemel nad põletati ja toodi need põletatud jäänused. Seda me täpselt ei tea. Kusagil vahemikus siis 7–9 sajand pidi see toimuma. Selle pildi peal lihtsalt veel üks vihje, kohati leitakse siis kusagil 7–9 sajandi asju ka lihtsalt suurte kivide juurest, tõenäoliselt ka põletusmatused, kas need nüüd on matused või mitte. Pole praegu veel selge, ühtegi sellist kaevatud ei ole. Ning see pilt muidugi väga palju ei ütle, aga niisugused meie kalmed on, ega nad muinasaja lõpu kalmed on maastikul küll üks suur hulk kive, Saaremaal enamasti on nad kivised, kuid selline nagu väli ja kõik on siis nagu hästi segamini ja väga üksikutel juhtudel võib siis oletada mingit individuaalset matust seal sees. Aga nagu ma ütlesin, matuseid Salmeajast meil pole või peaaegu pole, ütleme viisakamalt. Aga mis siis meil on ja siis ülevaade, mis meil on. Kõigepealt meil on linnused. Linnused ei ole ainult siis Saaremaal, vaid kõikjal Eesti rannikul, sise-Eestis muidugi ka, aga sellest ma praegu ei räägi, aga umbes 6.–7. sajandil siis nagu riburida tekivad linnused, piki Eesti rannikud, kaasa arvatud Saaremaal ja enamasti nad siis tekivad soodsatesse sadamakohtadesse, tavaliselt mingi 2–4 kilomeetrit sisemaa poole. Saaremaal on selliseid praegu kaevatud 2, neist üks on Aasva, mis on tuntud kui pronksiaegne koht, aga tegelikult see pilt, mida me praegu näeme, on siis eelviikingi aegne linnus, täpselt siis nagu selle linnus, mis oli püsti ja funktsioneeris sel ajal, kui Salmes, mis iganes seal siis toimus, aset leidis. Ning mõningad leiud, mis sealt on saadud, see kiht on üsna rikkalik tegelikult. Teine, mis on kaevatud, ikka kiiresti, on Pöide. Jällegi sama asi, kuna seda kasutati ka hiljem, me näeme tegelikult keskaegset linnust, aga seal all on siis täiesti siukene korralik viikingiaegne kiht. Ning tegelikult päris viimase aasta uurimistööd on järjest rohkem hakanud viitama selles suunas, et tundub, et eelviikingiaegseid selliseid kindlustisi võib leida ka teiste Saaremaa suurte linnuste alt, kuid vähemalt praegustel andmetel on neid rohkem siis eelviikingi ajal ehk Salme ajal, või samal võiksime nimetada seda Salme ajaks, aga siis ainukene, kus on vähemalt praeguse teadmiste kohaselt korralik kultuurkiht on Pöide, mis püsis kuni 10. sajandini ja siis mõneks ajaks jäeti maha. Kuid märkimismäärne on just enda linnuste siis seos sadamakohtadega, mereline kultuur, nagu siin Saaremaal on, ja kõik see eelviikingi aegne nii-öelda ida-ekspansiooni intensiivistumine on jätnud nii-öelda oma arheoloogilise jälje. Ja veel selgemini avaldub see muidugi sadamakohtades. Selle plaani peal te võite näha neid sadamakohti, mis Saaremaal on kas on lausa kaevatud, mis on punasega märgitud või on kõikide muude näitajate poolest nii-öelda identifitseeritud ja käidud neid otsimas, aga pole õnnestunud leida.
Salme on teatavasti üks neist ning nagu siin esimesel slaidil näitasin, suur rahvusvaheline kaubatee läks läbi Salme väina ja ilmselt nagu siis piki Saaremaa lõunarannikut. Ja kui esmapilgul võiks arvata, et neid sadamaid on siin tohutu palju, ega see on tegelikult väga lame maa või nagu laugias maa ja seal neid soodsaid sadamakohti ei olegi nii üleliia palju. Ning viimase aja sadamakoht, mis on uuritud siin läheme 2 aasta jooksul, on siis Mullutu. Te näete ülemise kaardi pealt, mis on põllumaadest kaugel. Kunagi on see olnud suur merelaht, eks ole, mis seal Kuressaarest lääne pool saarde sisse tuli. Ning siis nii-öelda esimene looduslikult sobiv koht sadamaks, kui sinna siseneda nii-öelda, seal ongi see Mullutu sadama koht. Ja see leiumaterjal, mis me sealt oleme leidnud, see pindala on mitu hektarit, kus neid leide tuleb piki randa, on siis hästi rahvusvahelise ilmega. Ta muidugi on ka kohalikku, aga ma ütleks Saaremaa mõistes ikkagi ebatavaliselt palju selliseid mitte ainult Skandinaaviast, vaid ka näiteks Soomest või teistest Baltimaadest pärit asju, mis muidu nagu meie pildis, arheoloogilises pildis väga tavalised ei ole. Mõned neist on siis siin näidatud. Lisaks on kaevatud sadama kohta Tornimäel, mis on väga sellise intensiivse kultuurkihiga ja kust on saadud hoonete jäänuseid, kuid mitte ahjusid ja tehtud siis nii-öelda järeldus, et see on üks viikingaegne regionaalse tähtsusega sada, mida kasutati sesoonselt, kus siis nagu kütet polnud vaja. Sealne kultuurkiht on tõesti väga, väga siukene tüse, hästi palju savinõukilde, hästi palju looma ja kala ja luid. Ning veel üks väike sadam, mul ei ole küll kahjuks siin plaani, mis on siis Valjalast lõuna pool avastatud nüüd viimastel aastatel. Nii-öelda Uuelõve või Väljaküla, kuidas seda nimetada. Siis kunagi see nii-öelda jälle Lahesopi küljes Valjala maalinnast siis lõunas. Sealt maalinn on ühendatud selle sadamakohaga siis läbi jõe. Ning meie materjalis järgmine, mida ju kogu aeg räägitakse, aga võib-olla väga palju ei arvestata, on see Eesti aarete rikkus, mis on nii viikingi ajal kui ka siis pärast viikingaga 11-12 sajand hästi selline märkimisväärne. Näete aarded selle kaardi peale, siin on võetud ainult need aarded, kus on sees Tirchemid, mis on siis tähendab 90. sajandi aarded, ehk siis päris viikingaeg. Mõned neist ka natuke nooremad, ma ei ole siin eristanud nagu päris eelviikingaega, sellest ajast neid nii palju ei ole. Aga see minu arust, et Eestis neid nii palju on võrreldes siis Läti, Leedu või Soomega, mujal maadega Läänemere idakaldal, annab üsna hästi tunnistust meie paiknemisest kaubateede ristumiskohal. Mida veel? Nüüd kohe nii-öelda lastes läbi arheoloogilised materjalid peaks nüüd ütlema, et asulakohti meil eriti ei ole teada. See on sama seis enam-vähem igal pool Eestis. Viikingaegsed asulakohad on üliharvad, selleks võib olla mitu põhjust, miks neid ei leita. Kuid eriti siis viimaste aastate jooksul on jällegi sellest eeskätt eelviikingajast hakanud tulema järjepanu välja kohti, mida võib tõlgendada kultuskohtadena. Ning üks neist on siis Viidumäe, mida näete siin plaanil, kuhu selle järsaku sisse on siis ohverdatud rohkesti ehteid ja sinna alla sohu või väikesesse veekogusse rohkesti relvi. Ning kust on saadud ka inimluude kogum ning üldse seal on maapinnal vedelnud nii-öelda inimluid, mida võib siis tõlgenda inimohvritena. Nii et ja nende dateering on jällegi kuskil 6-9 sajand, lisaks siis mõned päris keskaegsed, aga enamasti see sama aeg, kui oli Salme, nii et jällegi üks osa Salme inimeste maailmast.
mõned ehted siin, mis on ja relvad, mis on sealt on saadud. Teine, mida on kaevatud viimase 10 aasta jooksul, see on nüüd juba rekonstruktsioon, ma valisin selle lihtsalt pildi, on siis niinimetatud Saunamäe, kus lihtsalt on ehitatud selline massiivne kividest müür, mille siis siseküljel olid savinõukillud ja loomaluud ja dateering on siis jällegi kuskil 6. kuni 8. 9. sajand. Nii et seda ei oska nagu teisiti tõlgendada kui peamiselt siis kultuskohta. Oi, jälle ma liiga kõvasti. Tagasi ei taha minna. Lihtsalt pildi mõttes Tõni ja Tuulingumäe, see niisugune kummaline platvormkonstruktsioon, mida ma varem pidasin siis varasemaks, kas Rooma rauaaegseks või Rooma rauaaegseks. Nüüd C14 analüüsidega on selgunud, et ka see on siis tegelikult eelviikingi aegne. Nüüd rääkides laiemalt tollest, mis tolle ajal toimus, siis eelviikingi ajal on selline nähtus, et Eesti rannikualadel on erakordselt palju Soomest pärit esemeid, mis on siis kuidagiviisi segunenud Skandinaavia mõjudega. Ning antud pildi peal te näete täiesti kohalik Läänemere-Soome sõjameeste ehteid, mis on ornamenditud siis väga ilusa loomornamendiga, mis võiks nagu lähtuda Skandinaaviast. Ning 7. kuni 9. sajandi jooksul me näeme, et selline eriti sõjamehe kultuuris toimub mingi Läänemere-Soome, ma ei tea, ühte sulamine või ühise rannakultuuri teke. Need on siis mehed, kellel on mingid väga omapärased ehted, mis erinevad skandinaavlastest, aga kelle relvastus on peaaegu seesama, mis on Skandinaavias, välja arvatud mõned üksikud esemeliigid. Ning varem peeti seda lihtsalt väga tugevaks Soome mõjuks. Nüüd leitakse, või kuna neid asju on leitud järjest rohkem ja kogu aeg tuleb juurde metallidetektoristide ajastul, siis on selge, et see on ka meie kultuur, see on pigem siis nii-öelda kujunev ühine kultuurisfäär, mis hõlmab põhiliselt mehi. Ning see Skandinaavia mõju selles tegelikult aja jooksul kasvab ja 10. sajandiks, kui jälle meie matustesse ka pannakse asju kaasa ja me teame rohkem, on sõjamehe kultuur, vähemalt meil siin Saaremaal, materiaalses mõttes muutunud täiesti identseks sellega, mis on näiteks Gotlandil või ka suures osas Ida-Skandinaavias üldse. Ning sellist sfääri, see oli täiesti selline hübriidkultuur, ilmselt multietniline, kasutasid mingit ühiset keelt, mis võis olla kas mingi pitšin või võis olla ka vana-Skandinaavia keel. Aga ühine materiaalne kultuur, siis nii-öelda sõjameeste materiaalne kultuur võiks rääkida selle kasuks, et nad kandsid siis ühiseid eetilisi väärtusi ning moodustasid siis kuidagiviisi ühise, ma ei oska öelda, ideoloogilise kihi. Ning kui me arvestades tolleaegseid olusid, on peaaegu võimatu siis oletada, et selline ühine kultuurisfäär kujunes välja lihtsalt rüüsteretkede tagajärjel, vähemalt kultuurantropoloogia seda ei kinnitavat. Siin pidid olema isiklikud sidemed, esmajärjekorras võiks välja pakkuda, et noored mehed olid pealike teenistuses, võtsid osa viikingiretkedest või siis eelviikinga ja viikingiretkedest, või ka hästi levinud on ju laste kasvatada andmine oma mingite sõprade perekonda, mis siis tihendab sidemeid selle perekonnaga. Et siin peab olema midagi taolist, vastasel juhul poleks selline sõjamehe sfääri ühtlustumine aset saanud leida. Ja märkimisväärne on, et see naissfääri jõuab väga vähe, kui üldse, mis siis peaks tähendama seda, et segaabielud ei ole siin domineeriv roll sellise sfääri kujunemisel. Ning siin on umbes millist ala see hõlmab, kuid
põhimõtteliselt, nagu ma juba ütlesin, et selle perioodi algul, 7.–9. sajand on veel kuidagi eristatav selle Läänemere-Soome element, pärast sulab see siis täiesti kokku selle Skandinaaviaga. Hiljaaegu on ka DNA tulnud mulle appi selles ajas, nagu ma rõõmuga kuulsin Toomas Kivisaarelt, et ka geneetikud on siis näinud just sellel perioodil või oletamisi sel perioodil siis hästi tugevat sellist mingit Eesti-Soome ühtlustamist. Ja kui nüüd lõpetuseks minna tagasi Salme juurde, siis see interpretatsiooniline erinevus Salme leiu põhjal, ma arvan, et see kõige olulisem võib-olla ongi see, et mina näen seda Salme leidu kui siis mitte niivõrd kui rüüsteretkede alguse sümbolit, vaid pigem siis ühte muistist, mis tegelikult annab meile mõningaid vihjeid selle kohta, et kuidas see ühine kultuurisfäär kuskil 8. sajandil parajasti kuju võis võtta. Aga sellest ma praegu pikemalt ei räägi, nagu ma ütlesin, minu interpretatsioon Salme kohta on avaldatud mitmes keeles.